aga mina olen Teele ja Madis kutsus mind täna siia kahel põhjusel. Üks põhjus on see, et mina lõpetasin just eelmise aasta lõpus Glasgow ülikooli ja õppisin seal magistri tasemel 3D visualiseerimist ja interaktiivseid tehnoloogiaid. Ja kuna paljud inimesed, kes selles valdkonnas tegelevad, on pigem ise õppinud, siis Madis arvas, et võib-olla oleks huvitav vaadata seda, kuidas sellistesse ülikoolis õpetatakse, mis on siis täielikult pühendunud sellistele asjadele. Ja teine pool on see, et võib-olla te mäletate, et suve lõpus käis ka EELi ja Kommuuni grupist läbi töökuulutus, kus Tartu Ülikooli otsis riigiteaduse spetsialisti. Mina kandideerisin ja nüüd töötan sellel kohal. Ja siis ühesõnaga räägin natuke sellest, miks me tegeleme Haridustehnoloogia Keskuses EIR ja VR-iga ja mis me täpselt teeme. Ja kuna Madis on rääkida ainult pool tundi, siis ma saan väga pinnapealselt mingeid asju mainida, et tegelikult Madis Tuul juba mainis ka erinevaid kitsaskohti ja võimalikke väljakutseid, mis on haridusvaldkonnas nende tehnoloogiate kasutuselevõtul. Aga ma täna keskendun rohkem nendele võimalustele, mida nähakse. Aga ma pärast vastan hea meelega lühikele küsimustele ka. Aga alustame. Igal juhul mina õppisin sellisel õppekaval, mille üldnimetus on Master of Science in Visualization. Ja selles õppekavas on 3 erinevat spetsialiseerumist. Kas te tegelikult näete lugeda seda, kui ma niisama olen? Näeb küll. Okay. Igal juhul see on üleval, ma olen toonud 3 erinevat spetsialiseerumist. On meditsiinivaldkonnale ja inimvaldkonnale, siis on teine valdkond on tõsimängud ja virtuaalreaalsus ja 3. on kultuuripärandi visualiseerimine. Ja kuna mina just seda viimast õppisin, siis ma räägin natuke lähemalt selle õppekavast ka. Ja kuidas ma sinna sattusin? Tegelikult mul on bakakraad Tartu Ülikooli ajaloost, aga ma tahtsin sellele leida natukene praktilisemat väljundit ja kuna ma olen alati olnud huvitatud tehnoloogiast ja ma olen alati kuidagi käppidi seal sees olnud, lihtsalt enda huvist, siis ühel hetkel leidsin, et tegeletakse selliste asjadega ja mõni kuu hiljem läksin Glasgow'sse, et siis lähemalt vaadata, mis see on. Aga põhimõtteliselt need kõik 3 suunda tegelevad natukene teooriaga, aga suuremas osas praktikaga. Ja kõikides nendes suundades õpitakse 3D modelleerimist ja õpitakse Unitit, Uniti arendust. Ja konkreetselt minu valdkonna teooria osa seisnes selles, et õppida küsima kriitilisi küsimusi, miks me seda teeme, kuidas me seda peaksime tegema. Ajaloo ja kultuuripärandi puhul on alati ka eetika küsimus, kui palju võime me lisada sinna oma fantaasiat, kui palju see võib olema ajalooliste allikatega tõestatud, see, mida me sinna kuhugi kokku paneme ja nii edasi. Siis rääkisime projektide planeerimisest ja ka nende andmete säilitamisest, ja nende failide säilitamisest, mida me kõik loome, et need oleksid kasutatavad ka aastate pärast. Siis tehniline pool minu valdkonnas jagunes ka tegelikult 2. Et üks osa on see, mis ma olen siin toonud data acquisition and processing. Ma ei saanud sellele väga head eestikeelset vastet tuua, et ma jätsin ta praegu niimoodi. Aga põhimõtteliselt see seisneb laserskanneerimise ja fotogrammeetria tehnoloogiates, mille eesmärk on siis praegu eksisteerivaid kultuuripärandi objekte väga täpselt üles mõistada. Tegelikult ma tõin siia fotonäited ka, aga see ülemine foto teoorias pidi näitama seda, milliseid andmed annab meile laserskanneerimine, siis tegelikult, kuskil mind siin on üks pilt, mis näitab fotogrammeetria tulemust. Ja miks on vajalik, on seetõttu, et näiteks kui me soovime ajaloolisi hooneid restaureerida või rekonstrueerida, siis laserskanneerimine annab võimaluse selle hoone väga täpselt üles mõistada ja tegelikult seda sama mudelit kasutada ka BIM-mudelis, ehk siis
kogu seda protsessi väga palju efektiivsemaks muuta. Või siis ka lihtsalt selleks, et säilitada seda seisukorda, milles mingisugused ajaloosobjektid praegu on. Ühesõnaga, üks osa on siis säilitamine ja mõistamine, aga teine pool, mis tõenäoliselt teid rohkem huvitab, ongi see, et kuidas me seda teadmust või seda, ühesõnaga kõike seda kultuuripärandiga seonduvat ka publikule kommunikeerime. Näiteks siis muuseumi kontekstis, kus meil on mingisugused objektid või mingisugune narratiiv ja selleks siis, kuidas me kasutame 3D modelleerimist, virtuaalreaalsust, liitreaalsust, et seda siis edasi kanda. Ja tegelikult lisaks virtuaal- ja liitreaalsusele õppisime me ka Leap Motionit ja vaatasime ka erinevaid haptic device'e, et ühesõnaga üsna laia tehnilise spektri nii-öelda käisime läbi. Ja tegelikult on võimalik nendel õppekavadel valida ka heli poolt, et vaadata, kuidas interaktiivsetele rakendustele heli luua või mängude heli ja siis ZBrushi ka, millega siis põhimõtteliselt on võimalik digitaalselt nii-öelda väga orgaanilisi objekte luua. Aga miks seda üldse vaja on ja miks seda tehakse, ma teen siia 3 näidet. Üks võimalus, mis ta annab muuseumi kontekstis, ongi abstraktsete teemade, juba hävinud objektide kohta info edastamine või ka siis objektidele konteksti ümber loomine. Kõige lihtsam näide on see, et me oleme ilmselt kõik käinud muuseumites, kus me vaatame võib-olla potikildi ja me täpselt ei saa aru, mis seal on ja mis asjad need on. Aga need tehnoloogiad annavad võimaluse siis rekonstrueerida need digitaalselt ja näha, millised need asjad võisid välja näha. Siin on näide Helsingist disainimuuseumist, kus nemad on rekonstrueerinud Soome paviljoni Pariisi maailmanäitusel 1990. aastal. Ehk siis see võimaldab huvilisel see on nüüd HTC välja tehtud, et nad saavad seal ruumis ringi käia ja vaadata kõiki neid kunstiteosid, mis seal oli, ehk siis tegelikult saada selle kohta infot, millest põhimõtteliselt on olemas ainult võib-olla kirjeldused ja mõned mustvalged fotod. Siis, Madis, kas sa saaksid sellega minna? Jaa, siis siin on näide liitreaalsusest. Võid selle heli kinni panna, ma lihtsalt räägin selle taustaks. See on nüüd Barcelonas, Antoni Gaudí Casa Ballos, ühe külastaja tehtud video tegelikult ja seal on selline olukord nagu üsna sageli erinevates ajaloolistes hoonetes, et seal interjööris enam mööblit ei ole. Aga selleks, et külastajad saaksid aru, milline see interjöör kunagi päriselt välja nägi, on seal jah, tegelikult siis nii-öelda liitreaalsuses võimalik vaadata seda mööblit ja kogu seda kujundust, mis seal kunagi oli. Ja kuna konkreetselt näiteks Gaudí loomingus on väga palju viiteid loodusele, siis sinna on toodud ka näiteks animatsiooni juurde, et kilpkonnad siin praegu juurde. Et natukene tuua ka viiteid sellele, et miks see hoone võib-olla selline välja näeb. Et ühesõnaga kokkuvõttes laiemalt mõtestada ja selgitada väga visuaalsel teel, miks asjad on sellised, nagu nad on. Siis on 3. näide ka, kui sa saad selle lingi avada, mis on Eestis ka juba üsna levinud, on erinevatest objektidest virtuaaltükkide loomine. Jep, ja kui sa siit ülevalt menüüst võtad ükskõik millise asja, et siis ta viib sind kuhugi sinna tuppa. Et see nüüd Lätis Rondele lossist tehtud väga põhjalik virtuaaltuur ja seda on näiteks samamoodi võimalik edukalt kasutada ka hariduslikel eesmärkidel ajaloomist ja ajaloo õppimiseks, et saada üsna realistlik pilt sellest, milline näeb üks barokk välja. Nii, aga lähme tagasi slaidide juurde. Ja
lihtsalt, et mu jutt nendest õpingutest väga üldiseks ei jääks, siis ma panin siia ühe video ka, kus mõned tudengid räägivad sellest, miks nad sinna õppima läksid ja miks nad enda magistritööks näiteks tegid. But really, I had talked with somebody who had done the course before, and I knew people had done courses like it. I knew I wanted to take my practice into more museum-centered studies, and this was the perfect course. It was quite unique to this art school. I looked at other places that didn't combine the visualization side with the anatomy side. So this course combined the two. Because I've always been interested in scoring things for film and video games, and it's been a place that I've been able to really develop and explore and grow what I want to do. I'm really interested to, study art, study serious games. My background is art, and this is kind of like an expansion of my practice. And Glasgow School of Art ranks, one of the best top 10 schools. I created a virtual reality experience of a historical building in Glasgow that let you explore the archive as well as the virtual space. And instead of coming through a database, you can actually go to the physical photographs, see them, and then see my interpretation of how the space remembers those moments in its lifetime. Using motion tracking to show an animation of how the human body moves and how the muscles contract in the leg. And this could be used as an educational device for high school and college students wanting to go down a career in medicine or physiotherapy somewhere around that area. How to manipulate a certain audience reaction with it? Et loodetavasti see natuke illustreeris seda juttu, mis ma rääkisin, aga nagu ka siit välja tuli, siis üks asi, mis oli ka näiteks selles koolis õppimisel mul hästi huvitav, on see, et sinna võetakse vastu väga erinevate taustadega inimesi. Et kui üsna paljudel õppekavadel, mida ma olen vaadanud sarnastel teemadel, on eelnõue näiteks, et sul peab olema arvutiteadustes kraad, siis näiteks minu kursusel oligi näiteks mina, kellel on ajaloo taust, aga oli ka inimesed, kes on 3D modelleerija taustaga ja kes on ka arvutiteaduste taustaga, mis tähendas seda, et meil oli kõikidel võimalik üksteist aidata nendes asjades, milles üks või teine oli tugev. Nii, aga minnes nüüd haridusvaldkonna juurde, siis kõigepealt ma natuke selgitan, mis potentsiaali nähakse nendel tehnoloogiatel haridusvaldkonna jaoks. Ja see tegelikult kattub üsna suures osas sellega, mis ma rääkisin kultuuripärandi kontekstis. Ehk siis võimalus visualiseerida abstraktseid teemasid, raskesti hoomatavaid teemasid. Siin ma olen näiteks võimalus visualiseerida päikesesüsteemi ja planeete nii-öelda füüsilise maailma kontekstis. Siis visualiseerida objekte, mida praegu ei eksisteeri, siin on lihtsalt näide Gutenbergi trükimasinast. Ja seda on võimalik tegelikult Sketchfabi appis vaadata ka liitreaalsuses samas ruumis. Ja ka näiteks objekte, mis on väga väikesed nagu rakud. Ja sellepärast on mul see kuubik ka siin käes olnud. Ma ei tea, kas te olete seda kuubikut näinud enne. Selle asja nimi on Merge Cube ja see on selline haridusvaldkonnas opiks saamas, selline objekt. Ehk siis põhimõtteliselt ma saadan, mul on üks rakendus ka, seesama Raku õppimise rakendus, saadan selle ringi käima, aga selle idee ongi selles, et õpilasel on võimalik ise ka mingit füüsilist objekti käes hoida ja seda nii-öelda väga intuitiivselt ka erinevatest külgedest vaadata ja keerutada. Aga ta põhimõtteliselt põhineb pildi tuvastusel, aga ülevad mulle, siis vaatame. Ja tegelikult nagu Madis Tuul juba mainis, siis haridusvaldkonna üks piiranguid on ka see, et praegu ei ole veel väga palju sellist otseselt haridusvaldkonna jaoks otseselt haridusvaldkonna jaoks mõeldud ja
sellist relevantset või õppekavadele vastavat sisu väga palju ei ole. Ehk siis Google, siin on näide Google Expeditionist, mul on need rakendused ka enda seadmetes olemas, ja kui te pärast tahate proovida ja vaadata, siis te saate seda teha. Aga põhimõtteliselt on Google, kes tegeleb hariduslike rakenduste arendamisega. Siis on, nagu ma ütlesin, juba MergeCube'ile on mõned huvitavad rakendused. Aga näiteks üks asi, mida mina soovitan õpetajatel tavaliselt vaadata, ka Sketchfab, kus on üsna palju muuseumeid, ülikoole ja 3D modelleerimise agentuure, kes panevad enda mudelid sinna ülesse ja seal on üsna palju selliseid asju, mis tõesti lähevad õppekava teemadega kokku. Siis virtuaalreaalsusest rääkides, nagu te ilmselt juba kõik aimate, siis virtuaalreaalsus annab võimaluse minna kuhugi keskkonda, kuhu on kas mis on raskesti ligipääsetavad või kuhu enam ei olegi võimalik minna. Näiteks siin on National Geographicul loodud 360 kraadi film, kus on rekonstrueeritud Waterloo lahing, on võimalik seal samas rivis nii-öelda marssida ja seda kõrvalt vaadata. Sa võid lihtsalt näiteks ilma helitada taustas panna käima. Siis on loomulikult HTC Vive'il Oculus Riftile loodud erinevaid peamiselt just anaatoomia õppimiseks suunatud rakendusi. Siin ma olen loodud näite, kus on võimalik siis minna ja vaadata objektide sisse ja objektide sees ringi rännata. Ja loomulikult on see väga palju kasutusel ka professionaalses väljaõppes, siin ma olen jälle olnud meditsiini näite. Aga üks asi või üks toode, mis on haridusvaldkonna jaoks konkreetselt mõeldud ja mis on juba päris mitmes Eesti koolis olemas, on seesama Class VR, kes loovad nii riistvara kui ka seda sisu, ehk siis nemad pakuvadki neid samu Class VR-i enda prille, siis neil on loodud sellised füüsilised õppematerjalid, mis käivad kokku digitaalse sisuga ja siis neil on ka selline autoriseerimisplatvorm, kus õpetaja saab tunni sisu ühte kohta kokku tõsta ja õpetaja saab kontrollida siis täpselt seda, mida õpilased näevad nendest prillidest. Ja mis see visualiseerimine annab? Arvatakse ja mitmed teadlased on sellest ka juba kirjutanud, et see, kui me saame visualiseerida neid objekte väga kas tõetruult, seada inimesi teatud olukordadesse, et see võimaldab tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja muuta õppimist efektiivsemaks. Ehk siis, et on lihtsam mõista selle õppe sisu ja see jääb ka paremini meelde. Aga tegelikult mina ei julge seda kõike täna väga 100% väita. Näiteks seda, et mis on liitreaalsuses mingi objekti vaatamise eelis selles, kui me vaatame seda sama 3D objekti näiteks nutiseadme ekraanilt. Ja seda ei ole teaduses veel väga kindlalt praegu teastatud ja see on ka üks põhjuseid, mis meie sellega tegeleme ja me tahamegi ka seda uurida, kas ja kuidas see siis muudab õppetegevust ja õppimist efektiivsemaks. Küsin selle Class VR-i kohta, oled sa ise täitsa füüsiliselt kokku puutunud sellega, et mis see sisu seal umbes täpselt on? Üsna lahe tegelikult. See enam kui pildi välja. Seal on sellised nagu 360 kraadi erinevad kaadrid ja seal on üsna palju sellist rahvusvahelise olulisusega sisu. Näiteks ongi, ma ei tea, Rooma Kolossium, Pariisi Eiffeli torn ja sellised nagu ühesõnaga sellised maamärgid ja teemad, mis on nagu rahvusvaheliselt olulised. Aga ma olen ka rääkinud õpetajaga, kes seda kasutab oma koolis ja tegelikult ma just ütles ka, et see kõige töökindlam ei ole. Et alati peab olema backup plan olemas ja tegelikult kui mina tahtsin ka seda proovida, siis oli sama lugu, et tegelikult vähemalt tol päeval ei hakanud tööle. Et siis ta ütleski, et mõnikord aitab see, kui tal on vist mitu konflikti
et kui ta neid võtab teisest komplektist neid prille ja niimoodi on kuidagi võimalik see tööle saada, aga ühesõnaga alati see kõik ei õnnestu. Mis maad see kool oli? Eesti kool oli? Jaa, Eestis on mitme koolil need olemas juba. Täitsa midagi Eestis edasi inspireerida. Jaa, Eestis on... Suurelt 8 komplekt, kus 4 000 on juba. Jah, et Eestis on jah, ja eraldi ka edasi ja ka juba olemas. Nii, aga... See on nüüd mu viimane teema. Nüüd ma jõuan selleni, millega me tegeleme Haridustehnoloogia Keskuses. Laias laastus me tegeleme kahe asjaga, ehk siis teaduse ja uurimistööga ja teiselt poolt siis teavitustööga. Peamine teadusprojekt, mis meil on pooleli, on suunatud, nagu nimi ütleb, reaalainete õppimisele ja õpetamisele. Ja selle projekti eesmärk on motiveerida õpilasi õppima STEM-aineid ja süvendada juba teemadest huvitunud õpilaste motivatsiooni, parandada õpitulemusi ja selle kaudu loodetakse jõuda selleni, et rohkem õpilasi valisid endale karjääri STEM-valdkonnas. Kust see probleemi püstitus tuleb? See tuleb 2015. aasta PISA-testidest, kus nähtus, et osades Euroopa riikides on nendes ainetes tulemused väga head, nagu Eestis ja Soomes, ja on ka riigi, kus need on üsna kehvad. Ja siis selle järgi valitigi või moodustatigi see projekti meeskond, kus on siis Kreeka, Küpros, Portugal ja Soome, Eesti, ehk siis välja töötada selline lähenemine STEM-ainete õppimisele ja siis teistada seda hiljem õpilaste peal nii nendes riikides, kus need tulemused on olnud paremad ja nendes riikides, kus need on olnud natukene kehvem, et siis näha selle lähenemise efekti. Ja põhimõte ongi siis, või eesmärk on välja arendada selline meetod, kus me ühendame uurimusliku õppe ja liitreaalsuse. Uurimuslik õpe on jälle oma tõesti suur teema, aga lühidalt öeldes see seisneb selles, et õpilastele antakse võimalus ise püstitada hüpoteese, küsida küsimusi, asuda uurima, katsetama ja siis nende katsetuste põhjal luua järeldusi. Ja meie eesmärk ongi siis sinna uurimise etappi lisada juurde liitreaalsuse funktsioon ja vaadata, kuidas see siis mõjutab õpimotivatsiooni ja õppeefektiivsust. Aga teiselt poolt, mis puudutab seda teavitustööd, siis just eelmisel nädalal ilmus meil koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega Hariduse ja Tehnoloogia Kompass, mis on põhimõtteliselt ülevaade erinevatest tehnoloogiatest, mis on aktuaalsed ka haridusvaldkonnas. Seal on lisaks virtuaal- ja liitreaalsusele, mille siis mina ja minu kolleegid ülikoolist koostasime, on ka näiteks jutuks asjade internet, analüütika ja suurandmed, privaatsus ja on tegelikult veel, mis mul praegu meelde tuleb. Aga sellega on ka selline eesmärk, et seda hakatakse järjepidevalt täiendama ja lisama sinna infot juurde, et see ei jää lihtsalt sinna ajahetkesse seisma, kus ta praegu ilmus, et see oleks pidevalt kaasajastatud. Siis me viime läbi õpetajatele koolitusi nendel samadel teemadel ja teeme ka rahvusvaheliselt koostööd. Näiteks praegu kirjutan mina ülevaadet Baltikumi haridusvaldkonnast ja sellest, kuidas on Baltikumi seial ja viial kasutusel, mis teemasid ülikoolid uurivad ja nii edasi. Ja see läheb siis ühte suurde raportisse, kus on ülevaade ka Põhjamaadest ja seda hakatakse siis ka läbi sellise organisatsiooni nagu Silicon Vikings levitama, et siis see on ka selline potentsiaalne võimalus Baltikumi organisatsioonidel ja ettevõtetel arendada selles valdkonnas rahvusvahelist koostööd. Aga see on kõik, mis ma tahtsin teile rääkida. Ja ma näen, et Madis on küsimus. Räägite seal Tartu Ülikoolist liitreaalsusest, siis kas see on igasugune prillide põhine, seadmete, tabletipõhine, WordStudio põhine?
teadmised, aga kuna meil on ka metaprillid, et siis me nii-öelda tulevikust rääkides me alati näitame ka metaprille, aga hariduse valdkonna kontekstis hetkel ei ole kõige aktuaalsem. Et kuna ka õpetajate ootused on sageli nad koolitusele, et nad saaksid väga konkreetselt nendele vajalikku infot, et mitte liiga abstraktseid teadmised. Kas metaprillid, kas meta jäi pankrotti? Läks. Ta niimoodi hingeldab praegu. Ta jah, nagu õrnab kuskil igandina. Seetõttu kui palju see kasutuses on kuskil koolides? Selle mina sain endale tegelikult 2 nädalat tagasi alles, et see on esimene kord, kui ma seda niimoodi teistele ka näitan, aga ühel meie koolitusel, mis toimus sügisel, tuli üks õpetaja sellesama kuubikuga koolitusele, kes õpetab matemaatikat ja sellele kuubikule on loodud rakendus, mis põhimõtteliselt nagu lihtsustab trigonomeetria õpetamist, et ta visualiseerib näiteks neid läbilõikeid erinevatel 3D objektidel ja tema ütles küll, et tema proovis seda oma õpilastega ja oli küll natuke lihtsam selgitada ja aru saada, et kui on ikkagi füüsiline objekt, mida saab näidata ja neid trigonomeetria teemasid selgitada. see kuubik maksab sama küsimus. Selle kuubikuga on jälle see probleem, et elates Eestis, siis mõned asjad veits raskesti kätte saadama. Põhimõtteliselt USA Amazonis maksab see $15, UK Amazonis maksab see 25 naela ja mina tellisin selle USA Amazonist, kus lisaks $15 läks sama palju veel postikulu juurde. Ja äpp on tasuta? See äpp maksab €3, aga sellele on ka mõned tasuta rakendused olemas. Kui ma ei eksi, siis meil on ka see STK olemas, et põhimõtteliselt, mis see kuubik on lihtsalt üks marker, mille trackimine on väga hästi ära tehtud, et sa paned selle STK sisse, siis sa saad unituselt toota neid rakendusi, nii et tolma peal sa tead, et kõik töötavad selle peal perfektselt. Selliselt saab selle kuubik üles pildistada ja järgmine poole peal. Ja suurema teha ja nii edasi, et kõiki häkke on internet täis, et seda Madis Tuul ka ütles, et see on üli hea asi. Just see kätte on siuke, et sa loobid Matile vastu pead ja keegi ei hakka nutma, sest see on SWAMi kuubik. Aga et võib-olla, et see pidi olema teine häda, et ta vahepeal kulub nagu siledaks ja siis sul ei ole enam seda markerit. Karl, anna siia jõuaks. Näitan kaameras. See on super meta. Kas teil on veel küsimusi või mõtteid? Kas on niimoodi kevadel, koodis õpetatud, see on sama sagest? Kuidas? Kõik teadavad, et õpetaja koodis mingi kevadel, kas see sama sagest? Jaa, me viime kevadel läbi ainult nüüd liitreasusele suunatud koolituse. Ja see üks, jah, mina olen ka üks nendest, kes seda läbi, aga seal me oleme oluliselt rohkem sügavuti, kui ma praegu jõudsin minna. Et seal me räägime konkreetsetest rakendustest ja võimalustest, kuidas neid konkreetselt tunnis kasutada. Kas me tasub tulla? Kui teid see teema ootab, kindlasti, jah. Eks ta haridusmõttes keskuse alates, nagu 2 vähemuse vähemuse. See oli võib-olla üks küsimus, et kui palju siis õpetajad väliselt suudavad mingi ühepäevase koolitusega hakata hoomama, kuidas käib AR-arendus? Ja see, mis me kevadel teeme, see on 5 päeva, kokku 40 tundi. Sügisel me viisime läbi 3-päevase koolituse. Mis selle tulemus oli? See tulemus oli see, et õpetajad, kes seal osalesid, esiteks nad ütlesid, et nad said sealt enda jaoks vajalikku ja praktilist infot. Aga kas te nägite seda rakuga või see on mingi saarekes? Ma näppisin saarekese. Okei. Enne oli rakk. Okei. Ise vastale kätte anda. Jah, et kuna me räägime, esiteks kui me räägime konkreetsetest rakendustest, et siis nad said just ka selles osas praktilist infot, et mis asju üldse eksisteerib, siis said õpetajad ise välja töötada ka õpistsenaariumi, mida tunnis kasutada ja seda ka hiljem nagu koos arutada ja seda reflekteerida, et mis see tulemus oli tunnis. Ja konkreetselt sellel koolitusel oli meil ka rohkem selline käed külgosel, kuna haridusvaldkonnas on ka väga aktuaalne
see ise loomise temaatika. Et siis me näitasime ka paari rakendust, kuidas nad saavad ise liitressursi funktsionaalsust luua, aga selle eesmärk on vähemalt minu seisukohast võib-olla mitte nii palju see, et õpetajad peaksid nüüd ise hakkama Unity arendajateks või AR-i või VR-i looma, aga võib-olla ka see, et nad teavad, et sellised võimalused eksisteerivad ja neil on võimalik sellest rääkida õpilastele ja õpilased saavad ka ise midagi proovida luua. Kas need stsenaariumid on avatud vaatajatele või need hoiate endale salaja? Konkreetselt need, mida õpetajad lõid, ma ei ole seda luba küsinud, et ma võin seda jagada. Nii et ilmselt praegu ma pean ütlema, et need ei ole avalikud. Aga... Te ütlesite, et see, kuidas te neid STEM-aineid õpetajate ongi läbi selle, et õpilased eksperimenteerivad, katsetavad ja kas seal on mingid konkreetsed ülesanded, mis nad lõpuks peavad lahendama või ongi mingi selline sandbox, et nad lihtsalt teevad seal midagi? Kuidas räägib siis STEM tähendab, et keegi teab? Ja, põhimõtteliselt see ongi loodus ja reaalained laias vastus, aga neid lähenemisi on nüüd erinevaid, aga uurimusliku õppe idee on selles, et see on konkreetseteks etappideks jaotatud, ja õpilasele antakse ka ülesanded, et nüüd uuri seda, nüüd vasta nendele küsimustele, võib-olla lahenda mingisugune probleem, nii edasi, et see on nagu selles mõttes ka ikkagi juhitud protsess.